Jõuad. Et mul on väga hea meel teid jälle muuseumi poolt tervitada. Et järgmine 12. detsember vist, ülejärgmine kolmapäev, siis järgmine, on siis selle poolaasta viimane loeng, mis räägib siis muusikast matustel ja olete samuti väga oodatud. Aga praegu siis me räägime surematusest ja kahjuks välja kuulutatud esineja Marek Strandberg ei saanud asjaolude kokkulangemisel tulla, et keda praegu asendab sama kompetentne Aare Bauer. Tänan. See on muidugi üle liian raske. Kes igapäevaselt muidu töötab energiakeskuses, võite ka sealt käia kuulamas, vaid teaduskuule pealt populariseerimisega seal teeb. Ja tänaseks teemaks on siis surematus, et ärgitan ka teid ise tegelikult sellesse vestlusse sekkumast ja ise küsimusi esitamast, et mis teid nagu huvitab. Et siis Aare lahkesti selgitab, mis teid kõik. Et ma annaks siis sõna. Ja, et Marek, ma ei tea küll. Selles mõttes, et ma siis istun siin ja üritan teda asendada natuke teistmoodi, et kõigepealt, et meil igal ühel on oma erinevad arusaamad sellest ja vähemasti mõnedes niisugustes kultusfilmides või kuskil ütleme ka mujal kirjeldatakse seda inimese arusaama sellest just nagu see on hästi keeruliselt öelda residuaalne maailmapilt, mis siis peaks olema kuidagi nagu tasakaalus selle keskkonnaga. Ja mina valisin siin, ma arvan, sellised suhteliselt rahumeelsed pildid kõige selle näitamiseks, et siin on siis üks kena kassipilt. Ja täna ma natukene räägin, ma tegelikult hüppan ühelt teemalt teisele niimoodi ja üritan seda igavikku kuidagi oma vaatenurgast selgitada ja teie siis oma postmodernistlikust vaatenurgast siis erinevatest vaatenurkadest võite sellele nagu täiesti vabalt ja rahulikult reastu rääkida, sest et minul on tunne, et kui nüüd nalja teen, et postmodernismi mõtlesid 70. ja 80. tegelikult 80. välja lihtsalt ülikoolide professorid, kes vaatasid, et nende üliõpilased ei kuula neid. Ja siis nad otsustasid, et nimetavad ühe asja mingi ühe nimega, sellepärast, et siis üliõpilased just nagu, see on nagu mingi haigus selline, et igaüks mõtleb enda moodi. Meil see haigus on, eks ole, nagu üldine juba, kõik on harinud sellega ja sellest lähtuvalt siis iga ühe arvamused lähevad lahku ja sellel vastavad, kuidas ta tegutseb. Nii et minul on nagu ühesugune pilt ja lähtub sellest informatsioonist, mis mul on, teil on teistsugune pilt ja kokku siis annab niisuguse huvitaval kombel annab kokku üsna ühtlase pildi, kuigi võiks tunduda, et see on erinev. Mis puudutab nüüd seda mõttes nagu igavikku või seda igavesti elamist, siis mina olen üsna tugevalt mõjutusse saanud küberneetikast. Mul on kaasas täna küll 2 raamatut, mis on siin lihtsalt niimoodi, kui sa oled meeleolukalt lahti. Üks raamat on meil siis kenasti siin Öpiku raamat, eks ole. Siin Ernst Öpik oli üks viimaseid suuri, nagu öeldakse veel. Ja siin on meie saatus, sobivad kohalt lahti, et oleks niimoodi. Ja teine on selline vana räbalateks loetud algteadmisi küberneetikast. Nende kahega tegelikult ma üritan nüüd vähemasti siin täna seda puslet niisugust või ütleme triptortrulli või seda ära seletada siin, et kuidas võiks olla igavik, mismoodi ta läks välja minu tõlgenduses. Kõigepealt meil on siin esimese pildi peal on üks dünaamiline süsteem. Nüüd igaviku mõiste on selles siis, et nii nagu teie siin olete ees, ja kõik ikka istuvad, olete nagu mõnusalt istute. Võtke rahulikult, mina istun mõnusalt, see on mõnu päris ja ma võitsin mitte kogu aeg vaterdada. Ja siis, ma testi keeles hea sõna vaterdada, millest see tulnud on, mis te arvate, vaterdada? Ja see on nagu rääkimine, on või? See on lihtsalt nagu lobisemine või selles mõttes lobiin. Lobiin on vaata see, plop, eks ole, lobi. Et ütleme, et ma siis lobistan ka siin ees natuke. Ja siis dünaamiline süsteem, kassikujuline. Füüsikas tegelikult on siuke paar päris head nalja. Üks on nendest selline, et lehm oleks kõige kasulikum käsitleda silindrilise objektina. Sellepärast, et siis saab tema ruumala täpselt välja mõõta, arvutada ja pärast seda kõik protsesside arvutamine käiks hulka lihtsamalt, et lehm tervikuna on ikkagi üsna keeruline, aga silinder kui selline, eks ole, üks silinder, see on mõõdetav, pindala, ruumala, kõik temperatuuri, energia vahetus, kõik on mõõdetav. Nüüd kassi võib nimetada dünaamiliseks süsteemiks. Kuulge, aga mis tunne teil tekib, kui seda kassi vaatate? On see nagu õnnelik kass? Ahah. Aga vaat siit tuleb nüüd huvitav asi, et kus te teate, ma lihtsalt ärgitan teid, et kas ta on õnnelik kass? Oletame, et teab. Me peame teadma, mis see õnn on.
see juba läheb. Öelge meile, mis on õnn. Just, ja see on organismi seisukohalt, et aga kas ta on nagu õnnelik selles mõttes, et ma võin öelda kindlasti, et tuli mingi hea mõte selle kassiga. Ta vaatab siin otse kaamerasse, ma võin tegelikult öelda, kus ma täna juba kontrollisin mitme inimesega selle kassi pilti ja enamus ütles, et kass on väga õnnelik, see pruun või see värv siuke ruske, eks ole, see on veel õnnelikum kass, seda on väga hea olla, tegelikult on see võetud ühe ma täiesti julmalt võtsin Austraalia looma selle, nagu kuidas öelda, loomahoidla kassi ühesõnaga paar aastat tagasi üks pilt, et ma loodan, et ta on leidnud endale peremehe. Aga see tekitab meil mingisugused tunded, et dünaamiline süsteem tegelikult tähendab seda, et kui me tahaksime, et see kass elab igavesti või siis elab tema omanik igavesti, siis me peame hakkama mõtlema, et kõigepealt ta peab süüa saama, energiat peab sisse minema, energia siis jäägid peavad välja minema ja lisaks siis sellest on kassil seal üks avavus, ees on tal teine avavus, energia läheb sealt sisse, eks ole. Ja nüüd, kui me hakkame seda vaatama, seda kõrvade osa, sensorid on teil küljes, näete, siin on ju väga uhkelt on need sensorid näha, eks ole siin. Ja noh, need silmad on muidugi ka ja siis lisaks, eks ole, on tal siis need, ütleme seal käppade all on padjandid ja kõik need, millega ta siis tunnetab. Meil vastavaid asju näiteks, teil on väga uhked ju sensorid. Aga kui näiteks aga mul on selline küsimus, tähendab täpselt, vaadake, ükskord ma kirjutasin ühe loo ka, et kas, kui õhu liikumine, et kas teie tunnete õhu liikumist või näiteks kui selle, need abe? Ma tulin siia kuulama, ma ei saa rääkida. Ei, vastupidi, ma küsin. 3 euri olen mina maksan. Jaa, see on ka. Aga kuulge, aga öelge mulle niimoodi, et no aga teie näiteks, hästi õrna õhu liikumist tunnete näiteks. Jah, oma naha peal. Aha, ja. Aga kas see on, oletame, et te olete koopas näiteks, täitsa jumal pime koobas seal, eks ole, hästi õrn liikumine on ja siis keegi hingab kõrva juures. Oleneb akustikast. Jah, eks ole, et see on päris õudne. No jah, selles mõttes, aga kui me seda muide kõik vaatavad kassi, see on väga huvitav. Ma võin öelda ka, miks ma tegelikult, ei ma ütlen pärast selle, miks ma selle kassi pildi sinna panin. Aga läheme selle dünaamilise süsteemi sellise eripäraga edasi. Kõigepealt igasugused süsteemid, mis tahaksid läbi igaviku liikuda, ilma et nendega midagi hullu juhtuks. Need peaksid siis olema niimoodi, et neil on sensorid olemas, siis üks avavus, eks nagu ma ütlesin, on selle energiaressursi sisestamiseks, seal tagapool on selle väljutamiseks. Ja lisaks ta praegu on küll puhkeasendis, aga ta lihtsalt ka liigub ja arvata on, et ta võib veel midagi teha. Ja ma läheks tegelikult nüüd natukene vist kassi juurest edasi ja käsitleks seda süsteemi võib-olla niimoodi, et kõigepealt küsimus on selline, et kas elusolend võib käsitleda dünaamilise süsteemi, ütleme kübernetikas, et kas ta on masin nagu selles mõttes, mis te arvate? Elussüsteem kui masin, kas te olete masin? Mingi mõttes jah. Jumala loodud masin. See on hea mõte, see on hea mõte, see igaviku sissetoomise, et igavikus tegelikult on kõik võimalik, eks ole. Et jah, see on, ma olen enam kui kindel, et vähemasti selles mõttes me mõtleme ühtemoodi peaaegu mõtleme. Kas me peaksime ühtemoodi mõtlema? Ei pea, eks ole, see sama, mis ma algul ütlesin, et jumala eest mõelge ühtepidi tähendab, et kohe andke tuld kohe. Et kui teil olete ka nagu masin, päris masin, teil on ju sisend olemas, on? Väljund on ka olemas, sensorid on olemas, eks ju, ja programme te hoiate kus üldjuhul? Käitumisprogramme? Siin, ja siis on veel need osad, mida te ei kontrolli, eks ole. Need on ka olemas kõik need hingamise, näiteks sagedus. Aga kas te võiksite hingata näiteks ühe korra 20 minuti jooksul? Ongi, eks ole, aga teie näiteks, kas sina võiksid hingata näiteks kas või 10 minuti jooksul ühe korra lihtsalt, sellepärast, et kaua see ikka nina ju luriseb, saad sa aru, et las ta luriseb, et ära sellest isegi oleks selliste suurte praktikatega. Teatud tingimustel. Üks kord 10 minuti jooksul. Ja siis ongi nii, eks ole. Ja et ma mõtlen just, et me ei saa seda muuta ju vaata, et see on programm, see on sees, me seda muuta ei saa. Minu jutu mõte on just selles, et kas me saame kuidagi vaadata, et me võiksime programmi vabalt muuta, selle vabalt modifitseerida. No näiteks üks hingetõmme 30 minuti jooksul või 50 minuti jooksul näiteks, aga ei saa ju, eks ole. Silmade pilgutamine. Tähendab kõik sellised asjad, et kaua sa hoiad neid silmasid. Et igal juhul meil osaliselt on nagu masinad, aga samas siin härrad meest tõi välja väga hea näite, et kuidas te ütlesite, et me oleme looming. Aha, teie. Ma ei saa öelda. Oota, kas see on ka huvitav point näiteks, äkki ma kuulsin seda täitsa kuidagi
kajana näiteks oma ajus jälle näiteks, et see, et keegi ütles, aga vaat ei tea, kes ütles. Nii, kuulge, lähme selle süsteemi peal natukene edasi. Vaatame, mis võib-olla selle süsteemiga, sellistest süsteemi me praegu siin hakkame kohe edasi minema ja vaatame, mis me võiksime järgmiselt lehelt ette kerida. No tähendab, vaatame mingeid signaale siit näiteks. Jälle väga hea kastipilt on ju. Et kõigepealt asi on siis selles, et igasugune dünaamiline süsteem tahab saada signaale. Ta annab välja signaale, ta võtab vastu signaale, sellest me rääkisime sensorite osa. Ja nüüd tolle signaaliga on siis niimoodi, et üldjuhul meie süsteemis signaalid praegusel hetkel teie ümber käivad enamuses kõik juhtmetega välja arvatud. Kuulge, kas teie saate mingit signaale kuskilt? Maailmas, muidugi. Jaa, just. Ja. See on hea mõte. Aga teie näiteks? Signaale kosmosest. Kosmosest? See on, muide see on hea, millised signaalid nad, mis kujul nad? Unes mõnikord. Mida? Unenäos mõnikord. Unenäos? Ahaa, kosmosest. Aga kust te teate, et nad kosmosest tulevad? Ma arvan seda. Ja, aga kust maalt läheb nagu kosmose ja teie piir selles mõttes? No jaa, aga siis tuleb nagu ümbruskonnast ju. Atmosfäär või vahel. Kas see on kosmos? Ei ole veel. Ahaa, atmosfäär ei ole kosmos või? Teate, asi on tegelikult selles, vaadake, et siit läheb üks väga kaval väga kaval selline nipp, nimelt kosmos tegelikult Vana-Kreekas tähendas korda, mitte kosmost. See sõna, selle sümbol on teine, see on muutunud läbi aastatuhandete. Ja nüüd ongi vaat see moment asja juures, et mis tähendab tegelikult kosmos, et kui me kohe läheksime nagu väga niimoodi, ütleme, läheksime nagu süvitsi, siis jõuame ühe eelmise asja juurde tegelikult, et see, mida me näeme ümber, no näiteks siin nad on millegi pärast, on siin pannud näiteks need taladad niimoodi, eks ole, nad enam-vähem korrapäraselt on ju, siin on 1,5 meetrit on vahel. Kas see on kosmos tegelikult? Jah, just täpselt, ta on korrapära. Ja siin näeb, kus lauad on pandud, no olete, vaata nüüd seina peale panid lauad, vaata niimoodi. Oleks, vaata niimoodi on pandud, eks ole, on ju, see on ju kord, tähendab, igal pool on kord rääkimata, siin on mingid pikselid ja räägid, siin on veel kord, isegi numbrid on siin. Ja nüüd jutub nagu see lugu, et kui kõik ümbritseb on kord, te saate korrast signaale, siis te korrastate ennast. Või kuidas? Jah, just täpselt, see loogika on ju, eks ole. Loogika on täpselt niimoodi, et kui te saate sellest ümbritsevast korrapärast, ütleme korrapära, jah, sellest korrast, kosmosest, saate signaale, siis te korrastate ennast. Ega te ju ei riku ennast ära, on ju? Ausõna. Üritan hoida. Ja ärge, samas ei tohi. Vahel nagu harmoonias nagu... Jaa, aga mis vahe on korral ja harmoonia? Ma mõtlengi, et mis see harmoonia nagu selles mõttes, et mida te harmoonia on nagu mõtlete, et harmoonia tähendaks nagu, kas see on unisoon või on see nagu... Mingi penksui asi, ma ei tea. Ei, ma mõtlen, aga kui muusikas näiteks, harmoonia. See on mingi lugu, eks ole, on ju, mingi akordide järjestus, kõik siuksed värgid, kõik... Kordused, jah, see on nagu, ütleme niimoodi, kordub, siis on salm, siis on jälle refrään, eks ole, jälle salm, refrään, 2 salmi, teate seda? Oh baby, teate seda lugu või? Oh baby, on ju, eks ole, et see on tegelikult ju tavaliselt, refrään on vaata oh baby, et oletame, et muusika mängib ja te saate nüüd selle kõik kätte sealt ülevalt ja korrastate ennast ära, pärast seda korrastamist on ju hea olla. Täpselt, nii on hea olla. Ja nüüd te annate selle signaali välja, kas te annate näiteks, ma lihtsalt küsin, nüüd ma olen teie kallal praegu, et te annate, kui teil on hea olla, siis te annate oma signaali välja, on ju? Teise inimesele. Jah, just kasutate sõna kiirgate näiteks, eks ole. Nii, aga kas te tahate nagu, ütleme, et see signaal võiks olla nagu igavesti ühineda teise selle kosmose korrapäraga või kosmosel on ükskõik sellest? Ei, ma arvan, ideaalis lähebki nii. Ahaa. Et siis nagu teie signaal ja kõik kokku läheb. Kõik läheb kokku ja siis on harmoonia ja korrapära. Ideaalis ongi nagu kõik üks. Ahaa, okei. Okei. Ma tunnen praegu sul signaale. Just täpselt, aga kuulge, no vaadake siin nüüd, kui vaadake nüüd selle pildi peal, kas siin on nagu mingi korrapära või mida see see kassipoeg saab teeb, tähendab, see närib seda juhekatki. Kuidas me saaksime signaali saata edasi, kui kassid närivad juhtmeid? Te saadate signaali, aga kui teil tuleb ülevalt signaal, äkki sinna vahele sattus mingi rumal vares näiteks, juustutükk noka vahel näiteks.
ülevalt tuli signaal, Vares lendab, saad aru, vaata, sa tead, kuidas tuleb, eks ole, kosmos on meie ümber, signaal tuleb, saad aru, sina oled siin vahepeal praegu unenäos, saad aru, ja siis tuli Vares, signaal tuli Varesest, Varesest vahepeal. Mis sa arvad, kui see Vares, praisakotkas veel hullem, saad sa aru? Et noh, signaal läheb katki juba kuidagi. Kes ütleb, et see ei ole osa sellest signaalist? Kui sul on juba signaal on läbi raisakotka tulnud, siis see on osa sellest signaalist. Võtan vastu selle. Või hea mõte, kuule. See on ju, tead sa mis asi, see on ju selline asi, see on ju vaata lasteaias mängitakse, sa tead seda mängu või? Kõrva sisse räägitakse, tead? Et nad istuvad kõik, jah, ja siis üks räägib, et näiteks, et vanaema telefon, tead seda, jah? Natukese aja pärast tuleb kanaema elevil on, tead, eks ole, ja nii edasi ja lõpuks siis jõuab see näiteks telefon. Ehk siis signaal lastakse ühest kohast sisse ja nüüd tegelikult on avastatud ju need loodusseadused, et signaal oma olemuselt muutub igal juhul, keskkond muudab signaali. Ta rikub selle ära tegelikult, aga kas me võib-olla rikub? Äkki poleks just olemas nagu rikub või ei riku või äkki on hea signaal, aga mis vahe on heal ja halval signaali? Polegi. Ei no, aga kui ma saan signaali koos nende nii-öelda rikkujatega kätte, siis ma saan ju nende asjade kohta infot. Muidu ma ei saakski nagu, kui mulle tuleks ainult see puhas kosmosesignaal, siis mul ei oleks mitte mingisugust kanalit tuurida kõike seda, mis seal vahepeal on. Ja, muidugi seda ma mõtlengi, äkki raisakotkast saad aru, muudab teie signaali, täiesti korralik signaal, täiesti adekvaatne signaal jõuab kohal, aga ta on muudetud, eks ole, jah. Vares, ütleme, võtame Vares. Vares muutis signaali ära, nokas oli tal see juustutükk ja nüüd tuleb see Varese muudetud, modifitseeritud signaali jõuab näiteks teieni. Te käsitlete seda, et see on normaalne, adekvaatne signaal. Ütleme, magate ja öösel näete undet, et kõik oli korrapärane, harmoonia, ja siis tuli vale noot sisse võib-olla või ei tuli õige noot sisse. Lihtsalt teine noot tuleb sisse, on ju. Ja kuule, mis teie arvad? Uuesti tagasi, kui äkki Vares ikkagi muudab signaali ära, näiteks do re mi saad sa aru loa asemel ja siis on seal fa näiteks vahepeal või mingi dies näiteks ja see on Varese tehtud. Kas see on ikka okei? No muidugi Vares peab ju lendama, ega Vares kõndida ei saa, ta nüüd teatud veetid, kus saab lennata, kõik on korrapära ju, kõik on ju võime. Ja, et ta on selles mõttes, Vares on pandud lendama, see on hea mõte, vaata Varesel on käsk lennata. Ja küll, see juba läheb meil. Teiste sõnadega, vaata, asi on just selles, näed, selle signaaliga. Et oletame, et see kass närib neid juhtmed ja need juhtmed ongi, vaata, see signaali edasiminek, signaal läheb mööda juhtmeid või tuleb kosmosest, eks ole, mööda mingeid kanaleid. Ja nüüd jõuab teieni, ta on natuke muutunud, jah? Aga nüüd ta on muutunud niimoodi, et algsignaali me kontrollida ei saa tõenäoliselt. Ja nagu te ütlesite, teile sobib täiesti muutunud signaal, mis on Varese idee peale ette näiteks, võib-olla Konja idee peale ette. Ja nüüd see signaal jõuab kohale ja ütleme, ta on muutunud ja nüüd te selle arvel adekvaatselt hakkate kiirgama õnne näiteks välja. Sobib nii? Siiamaani on kõik okei. On jah? Ahaa. Kuidas me siis teeme? Kas me lubame neil seal näiteks, ikka lubame neil närida ja lennata, on ju? Sest see on tegelikult looduse normaalne asi, et normaalne selline, kuidas me seaduspärasus, et signaali rikutakse selles mõttes, see on paratamatu. See on tegelikult informatsiooni juures on samamoodi, et kui sa saad signaali saadad minema, alati on saatja, siis on see vahepealne osa, see on see kanal, eks ole, vastuvõtja. Ja nüüd juhtub tegelikult üks selline asi, et neid rikkujaid on viimasel ajal nagu kuidagi palju tulnud. Kuule, kas teile käivad ka need nii-öelda fake uudised närvidele või kellele käib nagu fake uudised närvidele? Mis see tähendab? Teile käib kohe? Käib. Aga kas neid, mis te arvate, kas kuidagi nagu sünnivad kuskil serverites või keegi teeb neid? Keegi teeb? Aga kas ta saab palka selle eest või ta teeb paha pärast? Mis on see hea või olnud? Võib-olla mõlema. Palka saate kindlasti. Teate, ma võin öelda sellist asja, et viimast 2 uudist olid väga lihtsad, et Ameerika presidendi valimiste jaoks tootsid kaks tehast, tootsid uudised. Üks koosnes ühest Gruusia üliõpilasest, kes oli Kanadas ja pidas serverit üle, teised olid umbes kas 4 Makedoonia üliõpilast muidu, kes teenisid endal taskuraha sellega. Nad said päris palju pappi selle eest. Nad genereerisid umbes 200 veebilehte, kus inimesed niimoodi 100 000 kaupa üksteise sõimasid üksteise. Päriselt tootsid ja niipea, need olid läbi, saad sa aru, need samused valimised. Niipea tõmbas plaks, tõmbati kõik maha ja sa saad oma taskuraha ära üle ausalt öeldes, nad saavad Harvardisse minna, nad teenisid endale ülikooli minemise raha. On ju? Ja see on signaali muutmine, vaata, ühesõnaga, ma ei tea, kui te nõus olete sellega, et signaali võib niimoodi muuta, et lihtsalt käigu pealt signaal muutub. Me tahame ju igavesti elada või igavikku minna. Ja nüüd juhtub vaata selline lugu, et keegi muudab sinu signaali, ega see vist ei ole päris hea. Hääletame, ei? Ei tohi lasta muuta. Mida? Ei tohi lasta muuta.
no jaa, aga see on loodusseadus, kuidas sa surud nüüd seda Makedoonia üliõpilast maha, kes elab 40 000 elanikku oli linnas, mingi Velesi linn, saad sa aru, nad tootsid seal niimoodi 200 veebilehte, kus inimesed nagu, me veel kord tegin sadade kaupa õiendasid üksteisele. Tead, kui palju pappi sai? Ma ütlen veel kord, ta ei ole miljonär, aga saad aru, inimene tootis taskuraha endale, kuidas sa, Lennart, palju sul taskuraha anti? Jaa, ei no tasuta olid on meil õnneks. Sa kujuta ette, teised tootsid, nad said tõsiselt pappi, no päevast oli mingi 10 tonni. Saad aru, rahulikult inimene, ega ta miljonäriks, ega ta autot ei ostnud, ta läks tegi endale, tahab ülikoolid minna, inimene tegi taskuraha. Nii, vaatame seda signaali asja. Signaali kanalit kahjuks muuta ei saa, sellepärast, et nagu te näete, kassid, varesid ja kõik närivad neid. Aga läheme edasi ja vaatame ühte hirmsat lugu. Võib-olla keegi on vaadanud siin ja vaatame, kuidas tegelikult signaal levib. Mul on niisugune tunne, et ma saan selle leviku pilt on siin. Ma tegelikult seletan seda natuke lahti. Ja siis te näete signaali levikut. Ma arvan, et ta tõmbab üles, mu teinekord masinga jukerdab, nii et igaks juhuks vaatame siis järgi. Ma seletan kohe ära. Siit keskpunktist hakkab signaal levima. Mis tahes signaal? Kui me tahame igavesti elada, siis me peame arvestama sellega, et me oleme dünaamiline süsteem, signaali muudetakse, signaalid võivad tulla kosmosest ja meil korrastada, ühesõnaga me ise kiirgame seda tagasi, anname kõike teada ja elame harmoonias. Ja nüüd see mõte näeb, see on igaviku elamise retsept, eks ole. Ehk siis nüüd signaal, kui ta levib, siis te näete siit kohast, see on nüüd ühe sotsiaalvõrgustiku, ühe uudise levimise graafiline väljendus. Ehk siis uudis pandi siit keskelt levima, saadeti uudis levis teatud kanaleid pidi, mis olid tugevamad. Iga selline krapsakas tähendab vähemasti, ütleme, 10 inimese arvamust. Pange tähele, siin on sellised kohad, näiteks siin on arvamusliider. Arvamusliidrid elavad vaat nendes kohtades. Nii, miks see kõik näeb välja selline, nagu ta näeb ja kuidas see on igavesti elamine? Küsimus on selles, et kui te tahate saata oma informatsiooni oma igavesti elamise retsepti kohta laiali, siis ta levib niimoodi. Aga vaatame korraks, tähendab, ma loodan, et ma saan selle pildi ette, ma nüüd tõesti vaatan korra järgi selle. Kas on kuidagi võimalik näidata seda? Nii, ma panen selle siit algul väikselt jooksma. Aha, täiesti läheb. Nii, nüüd ma panen ta suurelt jooksma. Vaatame ja siis kerime tagasi. Nii, teate, see, mida te näete praegu, on just nagu teie informatsiooni levimine. Kui te tahate seda levitada, näete, kuidas informatsioon levib. Seda levitati mitu korda. See on nüüd just nagu teie sõnum, kui te tahate igavesti elada, te peate ju kõigile saatma sõnumi. Või siis saadetakse teile sõnum. Ja näeb see välja umbes niisugune. Näete jälle 3. kord. Ja niimoodi edasi. Siin jookseb kellaaeg 2012. aasta sündmus. Ja sedasi levib see universumisse informatsioon. Antud hetkel sotsiaalvõrgustikes, aga tulemus on. Miks ta värvi muudab sellepärast, et seal oli sooline erinevus, ühesõnaga valge tähendab siis seda, et lõpuks muutusid nad enam-vähem võrdseks. Aga ma vaatan siit ka keri natukene tagasi, vaatan, kas mul õnnestub seda siin ühesõnaga, no nii, väga, nii, nägite, ma levita sedasi. Nüüd see leviku küsimus, kui te vaatate seda, miks ta niisugune imelik on tingitud tegelikult universumist, sellest kosmosest, mis teie ümber on ja korrastatud. Tähendab, informatsioon levib igal juhul niimoodi. Mitte teisiti, vaid just nimelt niimoodi. Nii et kui te tahate, ütleme, teile räägitakse midagi kosmosest, ja siis see informatsioon pannakse kuskilt teele ja siis ta levib sedasi, just nimelt. Ja kui te olete nüüd selle tee peal, aga äkki tuleb mingi arvamusliider vahele. See oli see vares, keda ma rääkisin, eks ole, või Räsa-Kotkas. Ta lihtsalt on siin, muudab seda vahepeal. Aga põhimõtteliselt informatsioon levib piki jõujooni. See tähendab seda, et oma fundamentaalsel baastasandil informatsioon levib just nimelt sedasi. Mitte läbi mingite nende juhtmete, mis see kass näris seal, vaid ta levib selle, kuidas öelda, mateeria ja nende jõuväljade fundamentaaltasandil pikki seda kõige väiksemaid elemente, mida universumis võib kirjeldada. Nii et see näeb sedasi välja. Proovime ühe korra veel, et meil oleks nagu aru saada, kuidas ta siin välja näeb. Nii ma vaatan, et ta nüüd mul siin, veel ikka tagasi tõmbab. Niimoodi, paneme ta siit. See oli väga huvitav artikkel muide ja nii, vaatame. Ja sipsop. Nii, jaha, ja näete, algul on siis selline lugu, eks ole, keegi hakkas midagi arvama, kõik hakkasid korrutama seda, eks ole, te teate isegi Facebookis, te korrutate seda, lasete edasi, tähendab, kõik selline süsteem toimib, eks ole, samamoodi universumis ka, mingit vahet ei ole. Sisuliselt see, mida näete, on universumi, see on nagu suur pauk. See on informatsiooni levik, tähendab sellisel kujul. Ja eriti huvitav on muide näete need kohad, mis tekkisid kohe, et siin on arvajad, eks ole, nagu ma ütlesin, Vares või Räsa-Kotkas või näiteks mis seganes signaalile ette jäi. Ja muide, tal on mingi isiklik arvamus. Tema lisab sellele informatsioonile juurde, muundab seda. Ja kui te vastuvõtjana lihtsalt võtate ainult vastu, siis ma alati soovitan, et see sama, mis te ütlesite, eks ole, on täiesti tõene. Te võtate informatsiooni vastu ja annate edasi, aga te lisate enda oma sinna juurde.
ja nüüd see küsimus ongi, et kas te säilitate oma struktuuri sellisel kujul. Anna ära justkui ennast. Ja, see on täitsa paratamatus, et ega siin muidu lahendut ei olegi. Et siis teiste sõnadega te lisate enda oma juurde, kõigest tükki ära ei lähe. Aga vastavalt sellele filtrile, mis teil sees on, te võtsite ta vastu, mõnda asja te võib-olla ei saanud nii aru, mõnda tegite oma pildi selle genereerisid ja nüüd saadate selle informatsiooni minema, eks ole. Ja nüüd, pange tähele, informatsioon on muundunud natukene, eks ole. Ja kui ta on muundunud, siis nüüd juhtub üks imelik asi, teine, kes vastu võtab, lisab veel sinna, nüüd tekib see, mida me lasteaias nimetame rikkis telefoniks, eks ole, et lõplik informatsioon võib olla hoopis teistsugune. Nüüd pange tähele ühte asja, me võime samamoodi rääkida ju mis tahes informatsioonist. Tõstke palun, ma ei tea, võib-olla ei viitsi keegi käsi tõsta, aga need vähemasti sõrmeots, isikese sõrmeots, kes kannab informatsiooni, kes on kandnud seda geenidega üle, ma mõtlen. Palun tõstke käed, kes on paljunenud. Suur tänu. Te olete paljunenud. Ja te olete paljunenud, jah. Et andsite informatsiooni üle. Tore. Teate, te osalisite protsessis, mis on tegelikult ligikaudu 13,7 miljardit aastat vana. Eks ole? 13,7 miljardit aastat on nii auväärne. Et selle kõige juures tähendab, on lihtsalt, see on lihtsalt auväärne ja ma saan aru, kui ma ütlen praegu võib-olla halvasti, andke mulle andeks, et kujutage nüüd endale ette, et vaidlusi selle üle, et kas emapalk on nii suur või naa suur, eks ole, aga teil on protsess 13,7 miljardit aastat universumi algusest on toimunud informatsiooni isekopeerumine, paljunemine ja levimine. Vaat seesama informatsiooni levimine ja nüüd me levitame seda edasi, eks ole. See on täiesti auväärne. Ausalt, et ma teen sügava kummardus nende poole, kes on paljunenud. Et selles mõttes, et te olete lihtsalt, mida? Mida peate silmas informatsiooni? Bitti. Ühte bitti. Ei, bitt, informatsioon on bitt, informatsiooni teoorias on bitt, on informatsioon. Okay. Jah, kusjuures ennem seda peab olema, see on hea küsimus, informatsioon, aga mis see, näiteks tead sa, mis ennem seda oli? Ennem bitti, kui see bitt saabub näiteks. Kaasajal ei saada aru, mis on ennem seda, vaata. Sa tead, mis on ennem seda? Jaa. Kui sa võtad tühja kompuutri näiteks, ostad poest tühja kompuutri, jah, siis seal on programm sees. Tegelikult algoritm on sees, mis ütleb, sa teed nii mees, on ju? Sa ei saa ilma tühja kompuutrit, sest siis ta ju ei tee midagi, eks ole. Sa saad loogikast aru. Aga nüüd on küsimus selles, et kui sa lisad sinna bitte juurde, siis seda nimetatakse ketta formattimiseks. Kes on formattinud ketast või vähemasti teab, mis see tähendab? Teate, mis formattimine tähendab? See tähendab seda, et teil on täiesti tühi näiteks SD-kaart või on ketas, eks ole. Ja nüüd, kui te formatite, te annate käsu jagada selle sektoriteks, ehk siis kosmoseks. On ju? Te jagate kõva ketta kosmoseks, te loote korra, seal on sektorid, jah? Ja muide sektoritega on tead, mis asi veel, Windowsis on see eriti hull, Macil on tegelikult ka niimoodi, et vaata, et see on see point, et kui on teatud kohas on sektorid vähe, siis ta ütleb sulle no space. Ilmselt te olete seda näinud. See häda ongi nagu sellest, et sektor on liiga väike. Ja nüüd juhtub sama lugu no space näiteks, oletame, et vaat teie seal, jah? Te olete ju palju need, eks ole, et seal olite, ma tõesti käe üles. Tähendab, ei, muide, ma ei ironiseeri, ma täitsa sealt ütlen, teen kummarduse teie poole. Aga kas te lisasite sinna, no näiteks 4-kordse DNA ahela näiteks, panite juurde sinna? Ega te ise sellega ei tegelenud ju selle geenivärgiga, eks ju? See kuidagi ise ju keerdus sinna sisse, on ju? Samamoodi nagu Windows masinaga, saad sa siin see ka täpselt samamoodi. Et ta formatib selle ära, saad aru, loob kosmose, loob korra ära informatsioon, pannakse ilusti paika, umbes nagu Carl Linné tegi, teate, kuidas Carl Linné tegi. Ja vaat nüüd juhtubki see asi, et vaadake selle informatsiooni juures on üks õudne asi on see, et me tahame ilusti kõik asja klassifitseerida. Ja siis me klassifitseerime no näiteks niimoodi. Näiteks Darwin vähemasti hakkas arvama, et see klassifikatsioon toimus niimoodi. Koolis õpetatakse, et see käib veel niimoodi. Ja siit ülevalt tuleb meil... Kes? Yes, geniaalne. Siit tuleb saada, siin on niimoodi ja siia me paneme näed alla. Ja siis teeme siia selle ka, vaata selle, sa tead, mis siin käib, eks ole? Ja, nii. Aga ma tahtsin küsida, et see värk on seal kõik kaootiline, aga et maailm on korrapärane, et kas ta lõppkokkuvõttes ei muutu korrapäraseks? Ahaa! See on muide geniaalselt hea küsimus, ma ei ootasingi seda, teate mis pärast? Tegelikult maailm ei ole päris korrapärane, sest et kõik, mis meie ümber on tegelikult fraktaalne.
ja fraktaalne. Jõujooned ja molekulid ikka. Ja nad on fraktaalsed, kõik võrgustikud on fraktaalsed, sotsiaalvõrgustikud on fraktaalsed, kõik on fraktaalne, aga fraktaal oma olemuselt ei muutu kunagi korrapäraseks. Ta ei saa muutuda. Fraktaalil, kogu ümbritsev keskkond, mis meil on siin, ka nähtamatu keskkond on fraktaalne. See on selline sõna, enamus teab fraktaale sellest lähtuvalt, vaata see, mis seal oli see ilus niisugune asi, mis pidevalt paljuneb ekraani peal, kompuutri ekraani peal oli moes kuskil 80ndatel aastatel vist oli see ilusad sellised screensaverid, mis kogu aeg nagu läksid suuremaks ja jälle tulid. Aga tegelikult on niimoodi, et kõik võrgustikud, inimeste võrgustikud, sotsiaal, mis tahes võrgustikud, mis ta bioloogilised, biotoopide võrgustikud, kõik on oma olemuselt fraktaalsed ja need ei muutu mitte iial, ei muutu päris korrapäraks. Nad on korrapärased. Mis vahe on kaosel ja korrapära? Muide, see on juba keeruline asi. Ja selle vahe ongi muide selline asi, see on struktuur. Ehk siis näete, see siin on struktuur, eks ole, meil on siin üks tegelane, siin on igasugused alamad olendid ja siin on kuskil meil on, ma oskan õudselt hästi joonistada, ütleme siis see on siin meil, eks ole, mis asi, siin on saba tal ka, siin on tal jalad, ütleme, et see on kass. Ütleme, see on kass, eks ole. Nii on see kass, noh tähendab, kass on siin ja siin on tal see juhe on tal suus parasjagu. Et siis, ja nüüd on küsimus selles, et kui see kõik on, muidugi igast tegelased on siin all, eks ole, siin on, vaata, siin on sellised tegelased, näed, siin on siuksed tegelased ja siin on tuum ja mitokondrid ja värgid ja las nad siin all olla, need ei tasu ikka, see on küll. Ühesõnaga, teiste sõnadega siin all on siis igast üherakulised või vahepeal on mitmerakulised organismid. Ja siin on siis niimoodi, et nad said juba natuke targemaks, ühesõnaga, nad natukene on mõistus pähe tulnud, siin nad on natuke kokku kogunenud juba. Siis on siin vetikad, näete, niisugused, eks ole, vopsti, näed, siin on see vetika, mingisugune asi siin. Need on ka siin targemad ja no siis edasi läksid siit juba humanoidid ja muud tegelased, dinosaurused läksid siia, dinosaurused suvidad. Teiste sõnadega, asi on sellest, te küsisite täiesti õieti. Fraktaalne struktuur tähendab seda, et ta kordab iseennast. Ja muud kui palju need nagu see sama. Kui lihtsalt kordab iseennast, ta kvaliteet, ta muutub järjest keerulisemaks, kuni ühel hetkel näiteks fraktaalselt, teil oli see asi, kus te informatsiooni hoidsite, vaat see on see, mis see oli see, enamus informatsiooni teil kus? Aju peas, seda ma tahtsin küll, et peas on enamus informatsioon ja vaadake, seal toimuvad sellised protsessid, mida nimetatakse mõtlemiseks, jah? Ja need tekivad tegelikult samamoodi, et angloameerika keeles nimetakse seda emergent behavior, siis tähendab seda, et see on nagu ise tekkiv selline omadus, see tekib ise või see on niisugune käitumine, ise tekkiv käitumine. Aga teate mis? Ühesõnaga jõudsime siin selle koha peale, et meil on see üleolend ja vaadake, enamus aega ongi asi sellest, et see ei ole vigane, aga fraktaalsed võrgustikud on hoopis teistsugused ja ma näitan kohe, millised välja näevad ja terve eelmine sajand, üle-eelmine Carl Linné on ka siin kuskil, poiss Carl, ühesõnaga on siin Carl, eks ole, Carl Linné, nii siin, nii, ma loodan, et ma kirjutasin õieti, nii, Carl Linné oli see, kes tegelikult ka selle struktuuri välja mõtles, tegelikult fraktaalsed võrgustikud näevad umbes niisugused välja, siin on, näed, need kohad, vaat mis olid siin, pumps oli siin, pumps ja pumps, ütleme, ja nüüd on sedasi, et kui nad levivad, see on sotsiaalvõrgustikud ja Twitteri, Facebooki ja kõigi nende alus ja ma kohe räägin õudse asja teile selle kohta. Nii, ja nüüd arvati vanasti, et kogu süsteem on niimoodi paigas, plumps, 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 no nii, hästi lihtne, siin on siis niimoodi, et ja siin on ka, vaata siin see, eks ole, et see on siis ütleme niimoodi. No see on tüüpiline eelmise sajandi arusaam sellest, kuidas asutust juhitakse, eks ole. Direktor, asetäitja, sekretärid, eks ole, ja koristaja. Et nii, päriselt ka. See on selles mõttes üsna jube, et tähendab, meil tegelikult oli õigus kõigil, aga tegelikult on täiesti vale. Nüüd on selgunud, et läbi analüüsida, et asi käib hoopis niimoodi. Niimoodi. Siin on juba ühendus olemas. See on kõige tähtsam, sest näete, mis juhtub. Sellel on tegelikult kõige rohkem ühendusi. Ja nüüd on niimoodi, sellel on siin 3 ühendust, sellel on 2 ühendust ja sellel on 1 ühendus ainult. Ja selle asja nimi on mõõtkava vaba võrgustik. Ja sedasi töötavad kõik universumi süsteemid, kaasa arvatud teie, ehk siis teiste sõnadega, see on nüüd tüüpiline selline asi, eks ole. Näete, me paneme siin kirja praegu, et ühtesid on, eks ole, siis on nagu 1 olemas, siis ühel on, eks ole, 4 olemas, siis on veel olemas 2, siis on olemas 3 ja siis on olemas 2, eks ole. Järelikult näete, kuidas võrgustik on jaotud, aga ei ole enam seda, et eks ole, et meil on direktor, eks ole, siis on tema käsutäitja, ühesõnaga see asendaja, eks ole, siis on ja koristaja siin all, eks ole, vaid tegelikult on hulka keerulisem süsteemiga. Ja teate, nendele võrgustikele ja kõigele selle informatsiooni levimisele on omane üks õudne asi.
ja see õudne asi on selles, et see tahab hirmsasti levida. Ja ta tahab kogu aeg levida. Näiteks mul on selline küsimus ja nüüd palun vabandust, et ma siin niimoodi küsin, aga meil on meditsiinimuuseumis, kui te tunnete, et see küsimus on kuidagi liialt pealetükkiv, liialt, kuidas ma ütlen, irriteeriv, teile ei meeldis, andke kohe märku, tähendab. Tõstke palun käed, kes tahavad sisemiselt paljuneda. Kes tahavad paljuneda. No, kohe tahavad paljuneda. Üks oli see esimene küsimus oli, et kes nagu paljunesid, aga kes tahavad kohe paljuneda. Sina, jah? Mida sa tunned, saad aru? Mida sa tunned sellises? Sa tahad nagu, selles mõttes sul vajadus. Teil ei ole vajadus. Kurb. Et nagu kohe tahaks nagu, peaks nagu paljunema, paras aeg on kätte jõudnud, et nii, et ma mõtlen, ma veel kord ei ironiseeri absoluutselt. Ehk siis nüüd on üks huvitav asi, kuhu me varsti jõuame. Ja see on nimelt see, et see, mis ma rääkisin ka DNA kohta, eks ole, et kujutage endale ette, et see kõik, me seda ei kirjelda muidu siin kinnise süsteemina, see kõik tegelikult on niisugune osaliselt avatud süsteem, sai oma signaale kosmosest, on ju, signaalikene tuli, jah, ja siis ta saadab, näed, ta mõtleb selle ümber muide, ta saadab selle siia, see saadab tagasi, muide siin käivad niisugused nooled veel, eks ole. Siin käivad niisugused nooled, aga pange tähele, et siin võib-olla koristajal pole siin palju midagi saata, võib-olla kaks inimest annab koristajale käske, eks ole. Asetäitja ja siis ütleme siin veel keegi, eks ole, osakonna juhataja. Koristajal pole kellegile saata, noh ma ei tea. No oletame, et ta saadab selle signaali minema, no ta ei tea ka kuhu see läheb. Kaugel. Aga nüüd võib-olla siin on teine koristaja vastuvõtja siin näiteks. Ja nüüd juhtub niisugune lugu, et selline süsteem tahab hirmsasti kopeeruda. Ja paljuneda ja selles mõttes minna samamoodi laiali tähendab selle ainult, et Lennart, sa tahtsid ju paljuneda. Räägi, palju sa palka saab? Sa ei pea numbrit ütlema. Piisavalt paljunemiseks või mitte? Mitte. No, kui teist tahad, et kui teine pool ka teeniks, siis oleks piisavalt. Ütleme nii. Okay. Et hetkel võib-olla, et last normaalselt üles kasvatada, mitte piisavalt. Ja. Et siis nüüd tekib, tead mis asi, tekib selline asi, vaata, miks ma küsisin seda palga osa, see on ressurss. Nüüd selleks, et see dünaamiline süsteem, kes mäletab, mis see dünaamiline süsteem oli, see niisugune kass oli ju, jah, eks ole, niimoodi, aga lahti, silmad lahti, saad aru, see aktiivne kass. Et ühesõnaga, et see dünaamiline süsteem või ütleme siis Lennart, eks ole, saaks paljunda, selleks me peaksime siia sisse siis andma ju energiat juurde, on nii? Energia, tegelikult energia on siin üleval ja vaadake, milline see energia võiks olla. See energia võiks välja näha vaat niimoodi ja see oleks siin nii, et pool suud talle paistab siin ja silmad on ka. See ju meil on siukene, oota ma teeks nüüd natukene, ta paneks kiirgust juurde natukene. Praegu olid... Energia on ju kõik ja miks ta üleval? Ahah, miks ta üleval on või? Igal pool. On ka või? Energia. Oota, mida sa nagu... energia, sa mõtled millises olekus? Igasuguses. Jou! Ahhaa! Nõi, teeme siia. Nii. Ja siis teeme nüüd niimoodi, vaadake, nüüd käib värvi järgi, et see asi läheb, kui läheb keeruliseks, öelge mulle kohe, kui te pihta ei saa. Nii. Aitab küll, 4 tükki. Ja nüüd. Nii, nüüd on enam-vähem võrdne, juba spektri järgi on juba võrdne. Ehk sinised on 4 ja punased on siin lugematu arv ja see on siis meil pinnatemperatuuriga 6000 kraadi. 6000 kraadi pinnatemperatuur, ehk siis kes on näinud päikest läbi sugusse tahmaklaasi, siis ütleb, et päike on meil, see on sulle tähtis, Lennart, mis värvi päike on? Kollane, on ju? Kollane, jaa, aga kui sa vaatad näiteks, kes on vikerkaart näinud, kas te olete vikerkaart näinud? Siis vikerkaarel on üleval servas on sinist natukene on, jah? Natukene on sinist. Päris palju on rohelist, kollast ja punast, eks ju? Õige tähelepanek. Miks see nii on? See on sellepärast, et päike kiirgab suure osa, ütleme, ta kiirgab spektri teatud osas, aga see osa, mida meie näeme läbi atmosfääri tuleb, see on väga palju, on sellist ka punast, eks ole. Sinist on vähem, tänu sellele ei ole lõpmatult palju meil nahavähki, eks ole. Selles mõttes see üldse, et me oleme ka elus, tähendab, struktuur on säilinud. Ja nüüd juhtub selline lugu, et siin härra väga hästi mainis ära, et energiat on meie ümber. Aga siin on maakera.
ja maakeraga on niimoodi, et ma teen ta sinise, sest millegipärast on inimestel arvamus, et maakera on hästi veerikas planeet. Ma ei tea, see on väga naljakas arvamus, mis ei ole tegelikult tõene. Aga teeme siia ühe lillekese. Paneme talle väiksed siia need külge. Kas ma võin ühe rohelise lehma teha? Võin või? Niimoodi teeme siia lehma. See ei ole päris hästi suure lehma teeme saba. Nii. No jah, siis nii. Ja nüüd ta nii läheb. Aha. Lihtsalt silinder. Silinder on ka hea mõte ja nii läheb siin. Nii. Sarved. Sarved, nii. Ei, see oli nüüd see ärg. Okei, ja nüüd teeme niimoodi. Siia teeme selle ka, vaata, näed, siin on niimoodi veel. Ta sööb rohtu praegu ja siit läheb alla, nii. Ja nüüd parasjagu on selline lugu, et vaadake, mis nüüd juhtub. Energiat on küll igal pool, aga kust see energia on tulnud ja kuidas me energiat kasutada saame? Energiat me saame kasutada ainult ühel juhul. Kui, vahekord peab olema niimoodi, et see sinine, siit tulevad kvandid. Need tulevad siis valguskvandid, eks ole, lähevad meil niimoodi, nendel on kõrge energia, lainepikkus on väike, siin on vahepeal on siin atmosfäär, nagu keegi väga õieti märkis. Atmosfäär on vahepeal, eks ole, oli, jah. Nii, ja nüüd need kvandid tulevad siit vupsti läbi, mõned tulevad läbi ja tänu sellele siis all on, siin on meil vikerkaar, eks ole, ütleme, vikerkaar on siis, näed isegi, siin ütleme, ta on siis meil niimoodi, eks ole, ja siis ta veel on meil niimoodi ka siin vikerkaar. Ja nüüd juhtub selline lugu selle kõigega, et need sinised, mis läbi tulevad siit, ütleme või vastupidi, näed sa, ma läksin sassi, ma ei ütle sassi, vaid selle värviga valesti, siit tulevad, rohelised tulevad ka ja nüüd tuleb siis siit. See oli hea point, vaata, kuule, tead mis see on, see ongi see sama, vaata, filtri küsimus, näed sa, punasel oli sinine ots, vaata. See on muudetud, see on rikkis telefoni koha, palju. See oligi see, fantastiline, lihtsalt see juhtus ise täitsa praegu, signaal sai rikutud, saad sa aru. Ma võtsin vastu signaali, arvasin, et on kosmos, et korrab ära ja selle asemel tuli mingi jama välja, kõik on tagumid. Ja näed, nii. Ja nüüd vaata, see on päris hea point oli. Ja nüüd see kvant tuleb siit läbi, läheb siia, ei ta läheb siia, vaata, siia, selle pihta piraki. See sinine kvant läheb siia sisse, rohu sisse, läheb selle lehe sisse, läheb sügavale lehe sisse. Ja kuna tema energia on, kui me nüüd räägime energiast, vaata, siin on nagu selline asi, näed sa, see on sinise kvandi energia ja see on punase kvandi energia. Erinevused on sees, siis nüüd juhtub üks õudne asi, sinisel kvandil on hulka rohkem energiat kui punasel. Siin läheb sealt sisse ja lööb selle, virutab sellele molekulile niisuguse ovaduse ja tead, mis seal sees tekib? Klorofüll tekib sees. Tekivad keemilised reaktsioonid, punane ei saaks iial sellest tehtud. Küll aga mis juhtub? Sinine läks siia sisse, toodab siin bioainet, eks ole, süsihappegaas võetakse kaasa. Punasega vaadake, mis nüüd juhtub, punane on hästi tähtis, näe. Näe, mis punasega juhtub. Punane läheb siia. Punane läheb igale poole laiali. Osa temast läheb ka välja. Teiste sõnadega, kõik see sinine, teil oli õige näide, et energiat on igal pool. Aga see on salvestunud päikese tänu sellele, et päike on üks, nüüd tuleb kõige õudsem koht. Nüüd tuleb see koht, vaadake. Päike on siin 6000 kraadine, aga mis siin ümber on? Teate, mis siin ümber on? Siin on kosmose külm hingus. Ehk siis on külm kosmos on ümber. Päike on kuum ja see on kõik siin. Me oleme muide igaviku kallal praegu. Vasti lähme edasi järgmise igaviku episoodi juurde kohe. Ja nüüd juhtub see asi, et kuna päike on versus see külm, siis me kasutame ära selle energia, mida nimetatakse siis energia muutuse, mida nimetatakse entroopia kasvus. Ehk siis teiste sõnadega entroopia tähendab siis meil seda, et kõrge energiaga kvandid, neil on vähe, suhteliselt vähe, muidu nad tapaks neid ära, eks ole, lehma oleks teha, kui pidi nad joonistama. Ja juhtub see, et kui nad igal pool nüüd neelduvad, siis selle tulemuseks on, et vabaneb soojuskiirgus. Ja soojuskiirgust me saame kasutada. See on hästi lihtne seletus. Ja tänu sellele kukkumisele, vaata, mis nüüd tuleb, näe, vaata see koht just, näed sa, sinine. Tänu sellele kukkumisele siit, sinisest punaseks, jah, energiatasemel, tänu sellele ongi sul struktuur olemas. No seda me oleme koolis õppinud, jah. Ma mõtlesin seda, kui patsidega kõrrukel on lilleline seelik ja läheb välja vanaema majast, istub kivi peale ja võtab oma luuleraamatu ja esitab seal päikesele luulerea. Seda energia. Sa mõtled seda luulerea energia? Jah. Seda päikese asja me kõik õppisime. Kindel väike. Aga luulerea energia siis tähendab see emotsionaalset energiat mõtlesin. Ja nii edasi.
emotsionaalset energiat. Ehk siis nagu seda energiat, et kui sa loed, aga kas see energia aitab sind harmoonias loodusega olla? No muidugi. Luuletus. See aitab isegi paljudele. See on hea, muide, see on hea. Luuletus aitab, muidugi luuletuse saab tead mida veel teha. Saab lisada sinna kitarri juurde luuletusele. Ja laulja saab panna juurde ja siis me saame mille? Me saame kontserdi. Hei, me saame esitaja ja vaata siis, kui sa räägid. Ei, kui me saame auto pähe rääkida kellegile, siis me saame paljuneda. See on siin. Miks ma seda kõike räägin? See on sellepärast, et me lähme kohe teemaga edasi. Ma lihtsalt tahtsin, et te kindlasti aru saada. Tähendab, mis ta nimi võiks olla? Lille see. Kas Lille võiks olla lihtsalt? Lille. Shorter name. Jah, Lille. Lille. Luuletus. Kuule, luule! Võiks olla Lille luule, kuule see on perekonna eesnimi korraga. Nii. Ja lähme vaatame edasi, mis meil siin sellega juhtub. Ja nüüd olete näinud, kuidas informatsioon levib, eks ole. Nüüd see, mis ma kõik kirjeldasin, on hästi vajalik selleks, et jõuda järgmise episoodi juurde. Ja järgmine episood on, teate, meil selline, ma panen kohe siit alla ja vaatame nii ja paneme selle ka kinni. Ja järgmine episood on meil, selle nimi on mälu. Ja mäluga on nüüd üks niisugune asi, et seda me just kirjeldasime. Mälu on enamuses peas, eks ole, kolbas. Ja selleks, et igavikku, nii et me kogu aeg üritame igavikku retsepti saada, eks ole. Ja nüüd, mida? Ütle mida? Räägi ikka. Kassi nägu vaatasime. Kassi nägu vaatasid. Ma teadsin, et see töötab, saad sa aru. Ma teadsin, et see töötab. Teiste sõnadega tegelikult ütlen ausalt, see tähelepanu kõrvale juhtimiseks, sellepärast, et vaadake, ausalt, mind huvitab see, mis seal purgi sees on, eks ole. See on kala. See, mis seal purgi sees on. Ja nüüd ma näitan teile ühe hirmsa asja, kus te võite mulle vastu vaielda veel rohkem, kui me praegu siin isegi arutasime. Ja vaadake, me jõuame kohe väga hirmsa episoodi juurde. Ma kerin selle pildi ette. See on siin järgmine pilt ja siis kerime selle kassi pildi tagasi. Nii, võtame selle mälu lahti. Nii, see on mälu, inimesed. Põhjus on hästi lihtne. Vaadake nüüd teda, sind. 3 miljonit aastat. Ja hoopis teine nägu inimesel peas. On ju? Päriselt ka. Vaatan ennast nüüd. 3 miljonit aastat. Kas sul on teine nägu peas, kui see nagu 3 miljonit aastat tagasi? Saadad vähemasti. Väga võimalik. See tegelane on oma väliskuju hoidnud ligemale 300 miljonit aastat. 300 miljonit aastat on tema kuju selline kogu aeg olnud. Nii nagu sipelgal või mõnel muul loomal putukal, eks ole. Me käsitleme neid liike just nagu sellisena, nagu nad oleks meil nagu õpetatud koolis, eks ole. Nii nagu väga selgelt ütles, et me koolis oleme seda kõik õppinud. Küsimus on vaatenurgas. Lähtume sellest, et selle haikala temast sisalduv informatsioon on püsinud muutumatuna siin. Selles mõttes mitte küll kolbas, aga on püsinud kogu tema kehas muutumatuna 300 miljonit aastat. Kuidas on võimalik püsida 300 miljonit aastat ühesuguse kujuga? No näiteks teie, on see võimalik, et te säilitate, tähendab teie sellisel kujul, nagu te olete, ma mõtlen just niimoodi, eks ole, nagu te praegu olete, säilitate oma niimoodi väliskuju näiteks järgmise 300 miljoni aastaga. Olukorrast, kus te saate pidevalt, mis asja? Kosmosest, signaale ja varesed ka vahele sinna veel. Kuidas siis on võimalik, et neid haikala on säilitatud? Kui ta paljuneks endaga, siis ta vist isegi säilitaks ju. Haikala? Tema. Ja. Kui ta paljuneks endaga, siis ta vist säilitaks. Ei, ma mõtlen, hakkame inimest arutama, kuidas sellega on, kuidas te saaksite. Minu küsimus ongi, et kuidas 300 miljonit aastat te püsiksite selline, nagu te olete. Järgmised 300 miljonit aastat. Kloonime kogu. Paljunema enda. Jah. Ja informatsiooni esiteks ei tohi, sellele ei tohi lasta muutuda, eks ole. Sest vastasel juhul, nii kui te geneetiliselt lastate mingid mutatsioone sisse, kohe on häda käes, eks ole. Vee all on suhteliselt hea olla, sest et vaadake need kõrged kvandid, mis ma siia joonistan, need sinised on väga hädaohtlikud, vaata need kvandid. Sest kui see plopsatab juhuslikult, no näiteks naha peale või kuskile, eks ole, ja see kosmiline osake plopsatab siia, siis sealt võib mida iganes arenema hakata, eks ole. Selles mõttes ei ole see nagu hea asi. Teiseks, mis tahes keemiat, et siis, vaata seda ma mõtlen seda paha keemiat, eks ole. Et kõik need asjad, et seda ei tohi üldse teha. Ja siis tuleb väga täpselt nagu selles mõttes, kas äkki olla selle keskkonnaga kuidagi nagu tasakaalus kuidagi võib-olla või? Kuule, mida tema sööb, kuule? Vegan toitu?
ega ta vegan ei ole. jah, mida hai sööb? See on hea mõte, mida hai sööb? Täpselt, hea küsimus. Mida te arvate, kuulge, mida hai kala sööb näiteks? Kassi toit. Või kindlasti, mõtle, kui mõni kala kasse. Inimesi sööb. Kuule, ma mõtlen, vaata, aga oletame, et ta sööb inimest, kes on söönud mingit nagu üks toitu, mis ei ole nagu väga hea näiteks. Kassi toit. Ma mõtlen nagu seda valemit, et kuidas me peaks hai kala käest küsima, kuidas püsida nagu ühesugusena 300 miljonit aastat vähemasti. 330 tegelikult. Palju teeb täpselt samasuguse olendiga. Jah, aga mis teil viga on? Minul. Ei, ma mõtlen, kes te võite palju enda suguse olendiga näiteks selles mõttes. Aga ma ei saa ja see on ju füüsiliselt võimatu. Aga miks ei saa? Kas keegi keelab? Nagu kuidas ma saan siis? Võimatu jah. Teil üldjoontes on inimene ka sama nägu, kui me võtame erinevad haid, siis me kõik eri nägu ju, samast liigist. Ikka väiksed muutused. Okei, 1, 2. Ja, enam-vähem sarnane küll. Ja, see ka. Selles mõttes on sul nagu hea õigus, aga 300 miljonit aastat. Sa vaata, kui palju jama on meil viimase 3 miljoni aastaga olnud. Teate, mul on üks selline küsimus, mille ma muidugi heidan palju küsimusi alati üles, aga vaadake, meil on üks asi. Haikala, vähemasti ma heidan sellise väite välja, et haikala on oma keskkonnas tasakaalus. Ta sööb praktiliselt kõike. Sünnitab looteid, on nii või Lennart või? Jah, sünnitab, mitte looteid, vaid selles mõttes väljastab looteid. Palju need on? Need arenevad tema kõhus, eks ole, need ei ole loodusjõudude selle sammuse mürgli all, eks ole, seal loodusjõud ei tegelikult sünnitab, sest pojad tulevad välja, nagu te olete videosid näinud, söövad nad üksteist ema kõhus seal, eks ole. Ei no hail on, üldiselt on see nii-öelda ikkagi... Lennart on asjatundja või? Muneb selle nii-öelda koti sees asja ja sealt tuleb see loode. Ja. Ma nägin õudselt filmi sellest, kuidas 2 loodet omavahel sõid üks tõi teist, saad aru, ema kõhus sõigi ära, saad aru, et tal oli see juba nagu sees, päris karm. Aga kuule, aga lihtsalt ma mõtlen, et kui ta nagu on seal sees selle retseptiga ühesõnaga, et tal on ikkagi, ta teab midagi. Küsida näiteks sipelgate käest. Mesilased on hästi kaua vaata elanud, küsiks nende käest. Näiteks, et äkki nad on ka siuksed ühiselavad. Kuidas saab olla näiteks niimoodi, et mesilased, kes on elanud kogukonnas, ühesõnaga elavad siiamaani kogukonnas, kellel on kuninganna, feodaalsuhted ja nii edasi, ja haikala, kes on tegelikult üksiküritaja, eks ole, selles mõttes niimoodi FIE lausa võiks lausa tema kohta öelda, eks ole. Näiteks füüsilist isikust ettevõtja näiteks, selles mõttes energiavarustuse alal. Eks ole, on täiesti samamoodi säilinud needsajad miljonid aastad, nii nagu putukad, kes on tegelikult nagu kogukonna olenud. Nii, aga mina ei saa aru, kuidas praegu me kuuleme väidet 300 miljonit aastat, aga kõik informatsiooni muundub aja jooksul. 300 miljoni aasta jooksul, kus see väide tõene on? Et haikalad on sellised. Väljakaevamistega tulevad ju haikalad ajakad välja. Nad on samasugused. Informatsioon muundub ja varjas lendab ja oli jutt. Jaa, aga vaat nüüd ongi see küsimus, miks see sealt purgis kassipilt oli kõrvale juhtimiseks lihtsalt. Sellepärast, et miks ta selline on täpselt nii, nagu ta ikka välja kaevatakse sealt Saksamaalt sellest, nendel on seal üks kaevandus, kus on vaata, nad kihid võtavad välja, see on jälle kala sees. Mul jääb see vastamata tegelikult. Kas nad äkki on oma keskkonnaga tasakaalus ja nad ei taha midagi? Äkki nad ei taha midagi? Äkki neil ei ole motivatsiooni või? Keskkond peaks motiveerima, aga veekeskkond on ju siis nii stabiilne ja sarnane, et ta leiab oma niši ja siis see püsib samasugune. Ei, ma just mõtlen, saad aru, et kas teie tahate areneda näiteks või? Teil on motivatsioon areneda või teil? Kala on arenenud järsku, me räägime välja kaevatud sellest fossiilist väliskujust, aga järsku tal on aju hoopis tänapäevane seal kaevas. See tunneb kassi oranži, aga see, kes välja kaevatud on, ei näinud oranži. Kuule, see on hea mõte muidu. See ei ole ju sama kala. Kalade psühholoogia, ma tean, et organikud näiteks lähevad rolliks vaata selle peale, kui tuletõrjeauto tuleb punane, vaata. Aga 300 miljonit aastat tagasi ükski oganik ei näinud tuletõrjeauto. Jälle õige. See ei ole ju sama. Ei ole ja tead sa, ma lihtsalt viskangi selle väite üles, et ma mõtlen, et see motivatsiooni küsimus. Äkki meie tahame areneda kuidagi. Teate, mul on üks selline asi, ma ei võtnud seda pilti alla, see siin on ka lihtsalt selle pilt, aga teate, ma joonistan ühe asja enam-vähem, püüdke nagu sellest võtta seda sellisena nagu ta on, ma teen ta sinise, et kas keegi enam-vähem nagu kujutab endale ette, mis, veel kord, eks ole, umbes, et ta läheb nagu niimoodi ja siin on niisugused teravad sellised serjad, külje pealt näeb ta välja umbes nagu selline. Ta on natuke väiksem, nüüd poole väiksem selline ja seda võeti kätte ja temaga kraabiti rasva näiteks. See oli kaabits.
oletame, et see on kaabits. Tükk kivitükk. Jah, eks ole, siuksed ma ei tulnud päris hästi tulnud välja, aga enam-vähem tähendab. Kaabits, minu küsimus tegelikult jälle samamoodi, ma selle väite, teile jälle meeldi, kui ma viskan nagu väite üles, aga teate mis, mulle endale ka ei meeldi ja kui keegi vastaks mulle sealt ülevalt, kas meil oli üldse alternatiivi? Kas kaabitsa leiutamisele ja nuia leiutamisele oli alternatiiv? Kas meil oli üldse mingi alternatiiv minna teises suunas? Et me oleme valinud ühe tee ja selle tee peal on kogu aeg, vaata, tuleb nagu küljelt informatsiooni sisse, vares või mis kogu aeg mutatsioonid räägitakse. Te olete hoopis teistsugune kui 3 miljonit aastat tagasi olid, eks ole, need olid sellised väiksed pikkade kätega, tead isegi, eks ole, sa oled pildi peal näinud. Te oled ka näinud, jah? Miks niisugused, praegu sa oled siin edukas inimene, eks ole, on ju, jah? Minu küsimus on selles, et vaata, kui sa oled nagu selles mõttes käid mööda seda ringi seal Aafrikat, eks ole, Serengeti, sa ei tea sellest veel midagi, kaabits on sul käes. Ja ongi üks võimalus, heida kaabits minema, ole edasi, saad sa aru, motivatsiooni küsimus. Võib-olla see on lihtsalt see küsimus, et kuna me oleme niimoodi kenasti imetajad, ma ei tea midagi, et siis selles mõttes, et meil aju ülesehitus on selline, et meil tekib motivatsioon. Kas teil on motivatsioon? Paneks, Neid motivatsioone on mitu tükki korraga. On või? Ja mitu motivatsiooni on, paneks täiega, te olete näinud seda ju? Seda on kõik eri suundades abenevad. Ja jalgpalli motivatsioon, kõik harivad korraga, eks ole, siis rütmiliselt trummidega lüüakse. Kõik muud motivatsioonid, rütmilised motivatsioonid, eks ole. Kõik need sees on sellised motivatsioonid, mida te ei kontrolli tegelikult. Te tahate ju signaali saada nii kurva näoga. Et selles mõttes, et ma tahangi öelda, et sa aru, vaata, mõtle. Minu põhiküsimus on, mida te arvate, kas meil oli üldse mingisugunegi alternatiiv püsida normaalsetena järgmised 300 miljonit aastat? Aga äkki oli ja me ei teadnud. Ja, aga mis nendega on kõik see, et vaata need, kes nagu ütlesid, et me ei taha midagi. Kahju ütleb, kui ei saanud kuulata. Ja ei ole midagi. Et selles mõttes, et ma just mõtlegi, et mis nendest sai, kes ei tahtnud. Nad viskasid, nad pidulikult tegid niimoodi, ma ei taha seda kaabitsat, ma ei taha seda nuia. Nendest sai šimpansid. Jaa, võib. Ma ei tea, lihtsalt seda neid motivatsioonita tegelasi, ma ei tea. Seda võib öelda, et see on evolutsiooni käik niisugune, tähendab, meil on motivatsioon, te muide enamus aju võtab ju endale õudselt palju energiat, vaata, eks ole, suhkrud, värgid, kõik kisub endasse, muud kui räägid igasuguseid asju, kas teil ka mõnikord lollid mõtted pähe tulevad? Pidevalt. Aga öelge mulle palun, kellel tulevad mitte lollid mõtted pähe kogu aeg? Mitte kellegi. Minult ei ole kogu rumalad mõtted pähe igasugused. Põdru ja kapsad on kogu aeg peas. Ehk siis selles mõttes ma räägingi, et vaadake, meil võib-olla juhtus evolutsiooniline äpardus. Juhtus evolutsiooniline äpardus ja meie aju pidevalt genereerib seda samust olukorda, et me nagu ei visanud seda kaabitsat minema. Et meil lihtsalt oli kaabits, oli käes vaatas, kaabits on nui, kui paneks sellegi ilge litaka kellegile. Sest vaatame, ma toon sellise lihtsa näite. Dinosaurused, 150 miljonit aastat. Kas kellegi, ühelgi dinosaurusel, mis välja kaevati, olid püksid jalas? Teil on püksid jalas, teil on püksid jalas, teil on püksid jalas, mul on püksid jalas, pluus seljas. Ühtegi dinosaurust pole välja kaevatud, Lennart, sina võid kinnitada. Kas dinosaurustel leiutasid nad 150 miljoni aastaga endale püksid? No kus me teame, äkki mädames ära oli. See luu jäi alles. See on hea. Püksid pole ju mingi näite. Inimene ja loom on erinevad. Oot, mis me? Stopp. Püksid pole ju mingi näite, need ju sinu vanaisal ei olnud pükse. Või oli seelik siuke kööt või kärt. Seelik oli seljas, see särk oli. Vanaisa, tead sa mis, minu vanaisa ehitas püssi ise. Jooksis seelikuga püss käes. Ja ta muide mõisaaladel oli püss. Kes sinu vanaisa tegi? Oskas ta leiutada midagi või? Päriselt, legendid ütlevad, et püsskala, ja õnge tegi, aga ta elas majas. Vannis. Ja, maja. Ja nüüd ongi see küsimus sellest, et see, mis te kaasas tassite kogu aeg, vaat see on maja. Meil on ümber mingi asi, mis kaitseb meid selle signaali ja kogu selle mälu ja selle degenereerumise eest. Teiste sõnadega, see mälu, mis teil on, seda tuleb kaitsta kogu aeg, eks ole? Aga samaaegselt on meil aju, mis annab igast lolle mõtted, on ju kogu aeg, jah? Ja vaat nüüd tulebki nagu see vahekord, et vahepeal on nagu okei, vahepeal on näi. Aga äkki neil oli mõtted otki püksid? No ma seda räägingi, et võib-olla oleks pidanud ka... Vajalikud püksid. Ei no, oled sa püksid on vajalikud. Ei no ta oli loll mõte või küll.
osa oleks, meil oleks 2 liiki, ühed on need, kes viskasid kaabitsa minema, teised, kes võtsid, siis oleks hea võrrelda. Aga meil pole enam kellegagi võrrelda, meil on ainult kõigil kaabitsad käes. Ei ole vajalikud, loodusrahvastel ei ole pükse. See on hea mõte! Selle inimmassi nagu selleks. Ja, aga see vastu neil on jälle, näiteks võtame austraallased, nendel aborigeenidel on, mis asi nendel on? Sinu? Kosmos on meil. Neil on kosmos, neil on korrapera. Võta näiteks aborigeenid, nendel on kosmos, eks ole. Ma ostsin särgi endale sellise, kus on tead see kõik see kosmos peal, eks ole, mis oli tehtud ühe tõelise tead sellise aborigeeni poolt. Hästi kallis särk oli, et see, tead sõukene, mingi, ma ei mäleta, mis kosmos siin oli peale pandud. Tõesti, tead, sügava kummardused teen tema pool. Et selles mõttes, et sinidelfiin ja siis olid kõik need igasugused asjad. Ehk siis selles mõttes vaata see pükste asi, ma ei tea, ma mõtlen nagu see pükste osa, et see natuke võib-olla natukene niimoodi irriteeris, aga see maja, eks ole, meie ümber on maja, me üritame siin sees olla, meil on suhteliselt mõnus, siin praegu probleeme ei ole. Ja et noh, vaata, kala me pistime sinna majja, eks ole, aga näed, mis kass teeb temaga, eks ole. Et ma tahan selle nagu selles mõttes selle episoodi lõpetada seda moodi just, et vaadake, et meil on üks imelik omadus, et me nagu ehitame maju ja kanname riideid ja dinosaurused ei suutnud mingi 50 miljonit pikem, 50 korda pikem maja jooksul enda ehitada maja, kus nad oleks korralikult elanud. Pesa said valmis, pükse ei saanud valmis. Aga kes tahab, vaielge vastu. Nii, ja lähme edasi järgmise teema juurde muidugi ja kohe tuleb see teema ka. Ja mina kerin siit edasi siis selle pildikese kala ma sain ette. Ja nüüd jõuame järgmise teema juurde. Näete, siit tuleb välja kohe. Vaat see on järgmine teema. Signaali puhul on hästi oluline juhtimine. Juhtimise puhul on jälle oluline see, et kõik olendid, nagu te enne nägite, dünaamilised protsessid toimusid kassis, eks ole. Neil oli avaused, siin on täpselt samamoodi, et erinevad liigid juhivad, kõik need liigid, mida me võime kirjeldada küberneetika aluste järgi, eks ole, juhtimine, signaal, nii edasi, kõik energiavahetus, need tegelikult siin kenasti juhivad. Ja nüüd vaatame, mismoodi näeb välja mingisugune juhtimine ja selle vaatlemine. See alumine silt on üks asi, mida ma olen pikalt näidanud inimestele ja arutlenud selle teema üle, et mis see on. See on väga huvitav asi. See on tegelikult nüüd see, mis on uuema aja teadus, ühesõnaga, mida võib-olla, ütleme nii, et osad inimesed võib-olla ei tea, mis see on natuke hirmuäratav, aga ma selgitan lahti ja ütlen, et tegelikult sotsiaalmeedia olemus fraktaalses võrgustruktuuris annabki neid tulemusi, et neid saab vaadelda. See siin on nüüd sotsiaalvõrgustiku poolt tekitatud, mitte tekitatud, vaid läbi selle kasutamise toimunud informatsiooni tulemus, see on selline morfoloogiline juba lõpptulemus, ta on analüüsitud, ta on esitatud ruumilisena, on siin muidugi pseudoruumilisena, aga te näete sellised kerakujulisi objekte. Ja mõte on siis selles, või ütleme sellised imelike, et seda nimetatakse sotsiaalvõrgustike, kuidas öelda, morfoloogilisteks uurimusmeetoditeks ja nende abil saab jälgida erinevad süsteeme. Ma kirjeldan teile kõigepealt, et mis asi see on ja siis me räägimegi sellest juhtimisest, natukene hästi vähe süsteemi juhtimisest. Näete, Jaapani maavärin 2011. Mis ma dešifreerin seda natukene. Jaapanlased, nagu te teate, mis toimub, kes on Godzilla filme näinud? Palun. Godzilla. Sina oled näinud Godzilla filme. Mis Godzilla filmides tavaliselt toimub? Peategelane nimega Godzilla soovib hävitada. Ja siis ta teeb niimoodi, eks ole, on ju? Niimoodi tuleb. Ja mida jaapanlased teevad? Oled saab tähele pannud? Organiseeritult liiguvad ühest koos teise. Sa kujutad endale ette Jaapani filmis, kus on Godzilla versus tead see merekoletis, eks ole, tead, kellel on vaata purskab tuld, eks ole, ja lendab seal niimoodi mör. Mis Jaapani filmis toimub, mis näiteks Eesti või kuskil muudes filmides, Ameerika filmides kunagi toimub? Sinna tuleb kiivriga mees, kellel on siin kohas valge side. Ja siis ta näitab niimoodi kogu aeg. Ja mis see toimub? Jaapanlased on harjunud seda, nad on harjunud, et kui neile öeldakse midagi, siis nad teevad selles mõttes, et see on päriselt tavaline, et neid dresseeritakse, et kui on mingi õnnetus, loodusõnnetus, siis nad peavad ühtemoodi käituma. Meil, eks ole, kutsus, tähendab, ainuüksi juba arvamus, et peaks koju natuke tangu ostma, suhkrut ja soola kutsus esile nagu meedias mingi tohutu purske, et maailma lõpp on saabunud, eks ole, saate aru, jaapanlased endast mõistetav selline. Ehk siis vaadake seda struktuuri siin. Ühtne keskpunkt, informatsioon liigub eripidi ja nüüd see seletus on just see sama, et see võrgustiku joonis, mis te ennem nägite, see animatsioon on tegelikult niimoodi, et siin kohas on sellised sõlmpunktid, kust antakse informatsiooni kõigile edasi, kõik saavad korraga kätte, kõik jagavad seda ja see siin väljas on siis väljapool Jaapanit olev, ütleme, seltskond, kes reageeris sellele, pange tähele, ja siin on ka väga tugev seltskond. Nii, ameeriklased, 2 parteid, nende vahel on ühendus. Väga tugev diametraalsus, eks ole, ja samas on näha siin seda 2 osa. Nii, Egiptuse Araabia kevad. Suhteliselt tugev ja homogeenne mass. See on nüüd see, kuidas inimesed käituvad. Ma veel kord ütlen, see oleme meie.
need oleme meie. Meie kohta saaks ka teha, aga lihtsalt Eestis on liiga vähe elanikke. Praktiliselt on võimatu Eesti kohta teha midagi adekvaatset, samasugust, lihtsalt ei ole võimalik. Nii, Süüria, miks seal sõda käib? No vaadake, kas see on mingisugune riik või rahvas tähendab. See on pudru ja kapsad, siit lased vabalt torkad näpu läbi. Selles mõttes, et siin ei ole, neil ei ole mingit ühtsust, neil ei ole mingit ühtsust. Nii et kõik need uudised, poliituudised on, seda lihtsalt selle kajastamine, näe, Jüri lõi maha, Jaani maha, eks ole, seal või tekkis mingi jama või pomm visati. Ma ei alaväärtusta nende kannatusi, vaid ma lihtsalt ütlen, saage aru, vaadake siia on kaks täiesti maailma, hästi erinevat asja. Tähendab, selline struktuur on hajutatud struktuur ja ta ei suuda oma informatsioon, ta ei suuda struktuuri hoida. Ta ei suuda hoida, kui see oleks nüüd elus organism, eks ole, mis selle tulemus on, teate ise, mis see praegu toimub, eks ole. Nad ei suuda linnagi üleval hoida, eks ole, kogu aeg keegi pommitab neid. Ma lihtsalt ütlen, see on kriitiline analüüs, nii et kui tahate, andke mulle tulda, aga ma lihtsalt ütlen, eks ole, veel kord. Vaadake Egiptust, kõik olid kindlad, president maha, pea maha, järgmine president pukki, eks ole. Selles mõttes siin on viisakas käitumine, diametraalselt vastaslikud arvamused, ma veel kord ütlen, keskel on toru, mööda kanalit informatsioon liigib. Ja Jaapan, eks ole, kõik nagu üks mees, vasakule, varjendisse, see on selgelt näha praegu käitumine. Nii et, mis puudutab juhtimist, siis tegelikult sellise informatsiooni juhtimine, et teie struktuur säiliks või riigi struktuur säilib, selleks on vajalik juhtimine ja juhid on meil, näete siin kenasti olemas, et eks ole, selline koostöö muidu ei saa ja sellepärast, et koerte ja kasside struktuur või mis tahes juhtide struktuur ei säili muidu kui ainult samamoodi juhtimise abil, eks ole, veel kord. Ja mälu, mäletate, tuli sisse, eks ole. Nii, ja lähme. Tahaks küsida, et siin me vaatame, kas informatsioon levib siia ja sinna ja arvamusliidrid. Kas informatsioon tagasi ka levib, ehk kui ma lasen kuuli välja, kas see sama kuul võib plõn, mind ennast ka tabada. Tähendab, informatsioonivõrgustikest tababki ta teid. Ma ei ole sellest skeemist aru saanud, kas see tagasi ka su... Ta tabab teid, aga see mitte füüsiline. See, mis ma ise levitan. Ja, see tuleb tagasi, aga teate, kuidas see tuleb tagasi? No nii, siit otsast keegi ütleb, see on rikkis telefon, see informatsioon jõuab teieni tagasi ja muide, teie lasite ju siit niimoodi lasite ju õige info minema. Tulge öelge neile üks sõna kõrva sisse. Vaadake, mis sealt tagasi tuleb, kui ta sinna tuleb. Te saategi selle laksu ära. See on fake muide, see on fake news, mis tagasi tuleb. See ei ole ju enam see lause. See oligi minu vastus. See skeem eriti ei väljendanud seal tagasi. Vabandust. Ja. See on niimoodi, et teate, need nõudsid, kui keegi tuleb arvamusliider näiteks, ütleb niimoodi, et ta vaatab selle, ütleb, see uudis päris hästi ei lähe, aga mul on oma arvamus, selle kirjutab juurde selle. Järgmine kirjutab juurde, see läheb sealt käib karge kaarega ja siis te saate muide pärati selle ära. Pange sinna selja taha endal see padi, ma ise ka imestan, et inimesed istuvad. Võtke leba vasend, saad aru. Ühes ulmekas on muide üks kuulus kosmosoleva komandar, kes alati küsib, kas lebada võib. Et nii, ja lähme edasi sellega. Muidu me ei saa üldse valmis. Tagasiside on hästi lihtne asi. Selleks, et struktuur säilib ja selleks, et riigid säiliksid ja selleks, et mis tahes struktuur säilib, peab tagasiside olema alati. Siin ma joonistasin hästi lihtsalt välja. See on must kast, eks ole. Must kast ja niimoodi black box on alati tüüpiline selline asi, et see informatsioon säilib, siis tuleb teha negatiivset ja positiivset tagasisidet. Negatiivne ja tagasiside on maksud näiteks. Et kui on vaja struktuuri vastu võtta, kui on organismi näiteks, et rumalad mõtted näiteks ei hävitaks teid. Sest ma pean tunnistama, panen käe südamele, ütlen, et näiteks mul tekkis ka ükskord mõte, et kurat vaataks, et mis siis juhtub, kui ma rongi alla hüppan. Loll mõte. Super loll mõte. Tõesti, kui ma ei tea, kus kord kohast tuli, palun vabandust, ma nii ütlen. Tõesti loll mõte. No ma oleks ju hävitanud ennast ju, no. Lapsed, vaata see 16 vaata. Kui see juures tekkis mõte lihtsalt, et katsetaks ära, no. Ma ei tea, täitsa võimatu. Aga mis seda ei teinud? Tead sa, mis asi, sest et ma sain aru, et ma olen väärtuslik. Ehk siis mul oli ajus nii palju stoppi. Aga see mõte ei oleks tekkinud, kui poleks jälle tekkinud seda rumalat. Tead ma, see oli puhas keemia, mis mõte tuli. Sellepärast, et see läks pärast üle. Vaata, see on see puberteedi, mitte ilis, vaid see on see puberteed. Vaata, sa lihtsalt keemiat on nii palju läheb sassi mõttega. Et seda ma hiljem analüüsisin muide. Kuulge, aga lähtame tagasi side pealt, mis on natuke iga edasi ja kohe tuleb nüüd see asi, et kõik struktuurid, kui nad lagunevad selle tagasiside abil ühesõnaga ja neid päästa ei õnnestu, siis on pääste olemas, mida te kohe kõik kuulete ja näete. Meil on olemas üks võimalus struktuuri päästmiseks veel säärane. No nii, ühe kassi asemel 3. Alati võib kasse juurde teha. Sellepärast ma rääksingi paljunemisest. See tähendab, et seda vigade parandus eeldab tegelikult ikkagi suurema hulga tootmises lihtsalt. Näiteks võtame sellise asja, et meil on siin inimesed, eks ole, ütleme, kellel on üks laps näiteks. Üks laps on meie oludes, kaasaja oludes väga kallis.
2004-2005 aasta uurimused ütlevad niimoodi, ma ei ole kroonide veeuridesse seda ümber pannud, et ühe lapse kasvatamine normaalselt tsiviliseeritud, ma mõtlen tööstuspiirkonnas, tööstusriikides maksab umbes $220,000 ehk siis umbes $170,000 on ühe lapse kasvatamine täisealiseks. Ehk siis lõhekalal näiteks või lõhel, vabandust, ühe lapse üles kasvatamine, 2 miljonit marjatera, eks ole, on vist nii või? Vabandust. Täpselt ei tea. 1 miljon marjatera. Jah, palju see lapse maksumus on tal niimoodi? Lõhel? Ma ei usu, et päris miljon, aga lõhes on palju. No okei, miljon, noh. Väga väike protsenti. Ja see ei maksa tal mitte midagi. See maksab ta elu tegelikult, on ju. Ta läheb sinna, koeb ära ja jah. Aga selles mõttes, et miljon marjatera siia või sinna, seda kui me räägiks ka, et ma ei oleks 100 last siia või sinna poole, sõtsa, mis vahel. Praegu räägitakse sellest, saaks 3 lastki juurde, need saaks 2 lastki juurde. Nii et selles mõttes ma tahan öelda, et vigade parandus seisneb küll suuremas hulgas, aga nagu ma siit juba näitasin, vaadake selle pildi juurde, me oleme kohe niimoodi hakkame lõpetama. Näete, selle juures probleemiks on tegelikult ressursid ja selle juures on päike põleb, eks ole, siin on meil kütust piisavalt, aga see ressurss, et palju meil on lehmasid vaja, eks ole, palju meil on lilli vaja ja siis luuletust me oleme hea meelega, läheb tuju paremaks, aga palju neid luulesid võiks ju olla. Et selles mõttes lapsi oleks meil juurde vaja. Nii, aga läheme edasi sellega natukene, sest et igavik ootab meid ees ja nüüd me jõuame sellise koha peale, oleme kohe lõpetamas tegelikult ka, mul on 2 slaidi veel jäänud, et nagu mäng. Ehk siis oleme selle koha peal, kus tavaliselt ütleme niimoodi, et elu väga tõsiselt võtvad inimesed, mille hulka mina ei kuulu, kelle hulka ma ei kuulu, need inimesed tavaliselt solvuvad ja pahandavad. Sellepärast, et ma kohe räägin teile ühest võimalusest, kuidas igavikus aega veeta. See tuleb oodata ainult umbes 300 aastat ja siis on selline lugu, et võib ju mängida. Kas te meeldib mängida või? Aga mäng on ju lahe, on ju? Niuke värk käib, on? Jah, mängid kõik. Kas teile meeldib mängida? Lapsena meeldis. Aga teile? Aga teile meeldib mängida? Ja rahaga pangas seal ülekandeid teha õigel ajal. Geniaalne, aga nüüd ma seletan teile ühe asja lahti. Ilmus, näete, siin ilmus 2012. aastal, Kennet juba teab seda, on ju, eks ju. Ilmus artikkel muide selle kohta, et äkki me elame suure kompuutri sees. Enamus, kes seal kommentaarides avaldas, ei saanud päris pihta, mida selle all mõeldakse. Küsimus on nimelt selles, et Moori seaduse järgi on võimalik, et kuskil 2250, 2300 on kompuutrid nii võimsad, pange tähele, mitte kiired. Võimsad, et nad suudavad enda sisemuses, ehk siis nende selle protsesside käigus, pange tähele, dünaamilist, ja seda esimest kassi mäletate või ma kerin selle sinna. Mäletate seda kassi, kes seal mängib, eks ole. Suudavad emuleerida, simuleerida kompuutri sees algoritmide abil dünaamilisi protsesse, ehk näiteks kasse või inimesi, näiteks teid. Ja nüüd on küsimus nagu selles, kas see on eetiline? Sest pange tähele, 2300 tuleb keegi tööle, näiteks sina. Tööle, lähed sinna, paned kompuutri sisse, tõmbad lahti Eesti programmi, näiteks C836-700, näiteks tõmbad sellise programmi lahti, vaata näed sellise. Kaabitsa programm, eks ole, siit tuli see alla, selle programmi nimi on näiteks Est näiteks 7A, näiteks ütleme, siis on veel delta, eks ole, siis on ütleme kaldkriips 400 000. Nii, tõmbad selle lahti ja hakkad mängima. Ja mis selle sees on? Selle sees on inimesed, 1 miljon inimest, keda simuleerib kompuuter, saad aru? Jah? Sest et see on tehniliselt võimalik juba 2300 aastal. Ja nüüd tulemuseks on see, et äkki sa, ära tõesti palun, äkki sa keerad temperatuuri natuke allapoole või ülespoole, kumbale poole? Mis sina arvad? See on hästi kurb koht praegu mulle. See on muide praegu hetkel on väga kurb koht. Kas see on eetiline? Ma olen kõigi käest küsinud alati. Sa lähed tööle ja programm on näiteks selline. Ja nüüd sa keerad seal natukene temperatuuri maha või peale või näiteks muudad algoritmi, mille nimi on palgad väiksemaks või suuremaks. Mängid niimoodi. Miljon eestlast saad aru programmi sees, laseb nagu oravad. Mõtled, mis asi see on? Pannapaks meie kliimamuutus võib-olla. Saad sa aru, mida aru ei saa. Nad ei suuda mitte kuidagi aru saada, et nad simulatsioon on sellepärast, et kompuutrid on lihtsalt niivõrd võimsad, et nad genereerivad seal sees selle 1 miljon inimest täiesti vabalt oma asjadega tööd tegema. Kas see on eetiline praegu? Mis ta arvad? Mis sina arvad? Kõlab nagu tänapäeva ühiskond. Jah, just täpselt, jah. Aga see on igavik, saad aru. Sellepärast, et kompuutris võib-olla selle aja peale, et neil ei ole, vaata, nendel on mis asi. Nendel on upsid vahel.
et siis nagu ta ei lülita välja ennast võib-olla, ta õhtul läheb koju ja sa oled eetiline, kui sa jätad programmi jooksma, saad sa õhtuks. Ehk siis ei tule hommikul, oota, mis su nimi on? Madis näiteks tuleb, sulle Madisele öeldakse õhtul, helistab ja sa helistad, ütled, kuule ära lülita välja, las nad mängivad edasi natukene, on ju? Ja 1 miljon paneb edasi, saad sa aru, täie vaardiga seal sees, eks ole. Nad on tegelikult mõnes mõttes surematud, kui sa oled upsi nii pannud, et ta kompuuter välja lülita, eks ole. Hommikul tuleb tööle vaatad, ossa, kus on elu alles, mutatsioonid, värgid, jääaeg, saad sa aru, kõik asjad juba üle käinud. Põlevkivi on kõik ära kasutatud, saad aru, vahepeal on juba 2 jõe siin olnud, saad aru, suured jõed üle Eesti käinud, eks ole. Sinu masinast tähendab ja vaat ongi probleem käes, selles mõttes saad aru, et kas me tegelikult, muide küsimus oli tõesti õieti, kas me suudame kontrollida, et me juba ei ela igavikus, nagu igaviku selline. Ja tulemuseks oli, et on üks kosmoloogiline, pane tähele, üks kosmoloogiline võimalus, kuidas seda kontrollida, see on hästi keeruline, aga see eeldab nagu selles mõttes kosmose enda algstruktuuri pealt peegeldunud kosmiliste osakeste jälgimist, ühesõnaga nende jälgimist, kas see on võimalik. Nii. Aga ma lihtsalt kirjeldan teile, et need Madis saad sa aru, vaadake, kõik sõltub teie Madisest praegu. 1 miljon eestlast, saad aru, Madisega õhtul läheb ära, teeb off, saad aru, kõik plank, jääb ole, eks ole, hommikul ärkavad üles tühi koht jälle. Ja ta peab tükk aega resettima. Nii, ja igavikurütmid on tegelikult, see mõte oli selles, et millised võiksid igavikurütmid olla. Üks võimalus on siis lähtuda nagu kass ongi, eks ole, ta on siis niisugune pisiimetaja. Mis ta ladina keel nime, see oli jumala eest? See oli siis nagu see, mitte lõvi, aga see sama, eks ole. No, okei, sorry. Et siis teiste sõnadega, siin ta magab pesumasinas tegelikult mul see kass ühesõnaga, et kui ma nüüd võtan selle igavikurütmiga, et üks võimalus on magama jääda. Ei, Kassipeia tuleb kindlasti olla. Et kaanista ka ei olnud, see oli koeravärk, eks ole. Nii, aga kuule, ütle mulle sellist asja, millised igavikurütmid võiksid veel olla? Vaata, me rääksime enam oscillatsioonidest, on ju? Et millised rütmid võiksid veel olla? Üks on see, et sa lihtsalt magab, saad aru, sinu valitseja pane tähele, kes ülevalt signaale saadab, on ju? Istub pesumasinas, magab praegu. See oli hea koht. Lihtsalt magas, saad aru, ta on kama, sest ta on ju valitseja, ta on ju üleloomulik. Too härra, kes algul rääkis meile jumalast, muide, ma soovitan, teate, mis ütlen teile väikse salasõna, ütlen, et kui te kasutate muide üleloomulik, siis mitte keegi ei suuda teile vahele saada. Kui te kasutate, jumalad on palju, üks oli seal Saturnus, eks ole, sõi lapsed kõik ära ja nii edasi. Ja kasutage üleloomulik, see tuleb hulka vinge. Ma võin teile pärast rääkida, mis vahe sellel on. See on päris karm vahe, et tõmbate kõigil mati alt ära. Et ausalt, teaduslikku muide põhjendust ei ole üleloomulikku, mitte olemusolu kohta, päriselt. Jumalad on igasugust. Nii, igavikurütmid, aga kas see sobiks teile, vaadake, siit tuleb järgmine versioon. Aga see olek. Meeldiks teile selline olek? Jaa, igavikus, saad aru, kõik on kristalliseerunud, kõik on paigas, kõik aatomvõre on paigas, eks ole, temperatuur langeb ja tegelikult kõige lõpus, universumi lõpus temperatuur langeb praktiliselt seal. Ta päris nulli ei saaks langeda tegelikult ennem, kui on entroopia kasvanud lõpmatult suureks, aga ütleme, ma tahan öelda, et erinevused, temperatuuride erinevused, kõik mikroastmetes on ühesugused, kõik on ühesugune. Et siis selles mõttes siis ei saab üldse kõik paigale, aatomid muidugi lagunevad ära siis, eks ole, siis ei ole kristalle ka. Aga nii kaua ülejäänud siin, eks ole, triljonid aastad sobib. Ja 10 aastat on näiteks 100, see on rohkem triljon tegelikult. Kristalli kujul, olete seal kuskil õiute seal ringi, eks ole, kosmos on tühi, täiesti must, eks ole, kõik on kristalle täis, vastupidi, kristallid. Kas te olete üks aatom või tahaksite siuke kristall olla? Kristall, see on hea. Nii, ja üks igavikurütm tuleb veel. See on selline huvitav rütm, et nüüd lähme sellest edasi. See on nüüd selline rütm, mis sisaldub tegelikult, mis on universaalne, see, millest ma rääkinud kogu aeg olen. See igavikurütm on Lorentzi attraktor. Lorentzi attraktor on selline asi, mis on matemaatiline. Mina näiteks isiklikult oleks siin sees. Ja see tähendab tegelikult seda sama süsteemi, mis ta kassi, vaata, kes kõige algul seal oli, ei, ta ei maganta, see oli see, kelle silmad olid seal, see ruske kass. Ehk siis süsteem võngub tegelikult, näete niimoodi, ja ta jääbki võnkuma teatud piirides kogu aeg, nii kaua, kuni keskkond stabiilne, tähendab põhimõtteliselt sobib see isegi haigealale, eks ole, ta küll käib ringi, võib-olla liigi erinevad, vahepeal tuleb haigealasid rohkem, vahepeal vähem, eks ole, võib-olla tuleb dieeti vahetada, vahepeal süüa seda, vahepeal teist, aga põhimõtteliselt see on suhteliselt stabiilne selline tegevus, nüüd kõik sõltub sellest, kui suurt ruumipiirkonda me vaatleme igavikus, eks ole. Nii et kui te tahate igavesti elada, siis te peaksite põhimõtteliselt kogu oma elutsükli umbes niimoodi käsitlema. Lorentzi attraktor on selle asja nimi. Et see süsteem, dünaamiliste protsessidega toimib süsteem tegelikult kogu aeg on selline, liblikakujuline, seda öeldakse, see on nii-öelda mehaaniliselt igatpidi stabiilne, võib ka emotsionaalselt stabiilne. See tähendab seda, et kogu aeg on väiksed muutused, aga ta ei välju sellest, eks ole, siit, pange tähele, et see oli lihtsalt foto, ma vaatan, et kas ta siit alt läheb, eks ole, näete, siin kohas välja ei lähe ühtegi asja.
sellest süsteemist ei lähe välja midagi. Ehk teiste sõnadeks, see on stabiilne dünaamiline struktuur. See on kass. Kõige esimese pildi kass. See on tema mudel tegelikult. Nii et te võiksite ka niisugune olla. Nii. Ja ma arvan, et see oleks nüüd üldse viimane pilt, mille ma Nasast kindlasti võtsin ja küsin Nasa käest üldse, sest nad nii annab tasuta. Võib ka musta auku sisse lennata, tolkuselt pole sellest veel midagi, sellepärast, et ega see on lõpuks on ainult mustad augud ja juhtubki see lugu, et mustade aukude sees, kui lõpuks need on turbulentsist vabanenud mustad augud, mis tähendab, et nad ei ole, nad ei keerle, nad on paigal, need mustasid aukus on lõpmatult palju, entroopia tase tõuseb üles, siis äkki plops. Ühe matemaatilise arvamuse järgi on siis, et siis algab universum otsast peale. Nii, suur tänu kõik. Salakavaleid küsimus on?